olla või mitte olla, see on küsimus, mis oleks üllam vaimust taluda kõik nooled, mida vali saatus paiskab, või tõsta relvad hädamere vastu vaevu lõpetada, surra, magada, muud midagi. Muud midagi, sest nõnda uinuks ja kaoks hingepiin, kui kõik need 1000 häiret, mis meie liha pärib loodused. No, Juhan, mis sa siis nüüd kohe sedamoodi siis? Tegelikult ma tahtsingi küsida, kuidas sa eile koju jõudsid? No, kuidas ma koju jõudsin? No, niimoodi tips-taps, niimoodi jõudsingi koju. Aga ega sul mingeid pahandusi ei tulnud? Ei, mul ei tulnud mingeid pahandusi. Oi, see on nii tore. Aga hakkame nüüd selle prooviga siis pihta. No jah, hakkame prooviga pihta küll, aga kes siis Ofeeliat mängib? No kuule, me lähme ju Viljandisse sinna Hansa päevadele, aga no ma peaks ennem ikka Ofeeliaga ikkagi mõningad proovid ka tegema. No muidugi, kes mängib? No sa vaata neid siin, sa vaata seda meie truppi ja sina küsid, kes mängib seda Ofeeliat. No kes oskaks üldse seda Ofeeliat mängida, sest siin on ikkagi tegemist väga sügava armastusega ja üldse on armastuses väga sügav filosoofia ja kes suudaks publikule jäädvustada selle sügava armastuse? Mis sa arvad? Mina mängin ise Ofeeliat. Sest Juhan, meie mõistame sinuga, mis asi on armastus ja seetõttu mängin mina ise Ofeeliat. Nii, ja ma arvan nüüd, et me alustame nüüd leheküljest 99 võta see ja võta palun need Hamleti monoloogi viimased read. Lehekülg 99, jah? Jaa. Nii, saab nukra mõtte põdur kahvatus ning lemmikud ja tähtsad ettevõtted teed tagandatakse tõttu kalduvad ja kordavad teo nime, aga tasa, Ofeelia, nümf oma palveis kõiki mu patte meenutab. Mu lahke prints, kui selas teie kõrgus kõik need päevad. Teid tänan alandlikult, hästi. Prints, mul on mälestusi teist. Ma ammu tahtsin anda need tagasi. Nüüd palun, võtke nad. Tiina, Annika. Siis hakka nalja ka. No tore on, noh. Pean ma siin tegema nüüd seda Kolka küla teatrit. Ei no, kus sa pääsed? Oleme nagu mingisugune mööblivabriku teater siin. Proua nüüd panan praegu. Ei no, mis sa trambid siin? Ma pesen põrandalt, sa tuled siia lähterdama. Ega mul pole aega, mul hakkab pull sünnitama. Ja, kuule, ja no mida sa siit pesed? Meil hakkab proov pihta, lõpetab see pesemine. Kuule, et sa mul on vaja toad ära koristada, ega siis ma ei saa seda pooleli jätta. Loomulikult olgu see viidud ja vaata, inimesed tulevad kohale, toolegi ei ole. Mine too toolid, pane ka kõik Ma saan ju koju ka minna, ega ma ei saa ööseks siia jääda. Ma ütlesin sulle, palun pane see hari ära. Ma ütlen sulle, selle töö eest makstakse mulle palka, aga mitte selle proovi eest. No võta need toolid, kanna need laiali ükskord. Inimesed on kohe tulemis. Ma panen oma asjad siin laiali ja kiiresti, sest inimesed ju tulevad. Aita nüüd ma. Ma olen sellest kohast õhlemisest kõik... Oot, kuule, võtte ka mõni tool kaevata. Pane nüüd toissi ja lava. Mitte Juhan, mis sa istud siin? Aita ka.
juba eelmine kord sulle, Rommi, et ei ole vaja neid juhtmeid vedada. Meil on Valdi, tema mängib karmoškat ja meil on muusika olemas. Pane palun ära, mingid helitehnikad ei ole vaja. Ja mis te jamate, kuna te saate mingit voolu saada vaja. Kuule, järgmine proovune helitehnika vaja üles panna, mulle vaja voolu panna siin. Ma ütlesin, meil on Valdi, tema mängib karmoškat. On see aru saada? Oi, vabandust, kuulge, ma ajasin proovid segamini. Ja. Vabandust. Ma jäin natuke hiljaks. Ei ole midagi, võta sinna lava peale, me saame nüüd kohe alustada. Nii, kõik on siis kohal. Ei ole. Valdi! On küll Valdi! Nii, aitab, mulle aitab sellest lõpuks. Jaa, alustame nüüd prooviga. Ma arvan, et te kõik teate, mis on teater ja mis on kunst. Ma tahaks teile mõned sõnad öelda Stanislavski kohta. Mis on jälle üks venelane või? Ei, kui nii pidi olema. Ei, Osseedid ja Setšeenid on ka seal kandis. Kas nii nagu Stalin? Midagi taolist. Ja, vaadake mind ja musta peaga ja tegelikult mul ema on saarlane, isa ka saarlane, kurat ma olen ise ka saarlane. Saarlane jah, aga kui igas maailmasadamas on vähemalt üks eestlane, siis ma ei hakka ütlema, kes seal Saaremaa sadamas. No, vaata sa, mis keelt ise õpetad. Jah, ja pärast räägi mulle ka sõnne, jah. Aga ärist rääkida, siis idanaabriga tuleb arvestada nüüd hoopis teiste asja. Laar on nagu nii meie põllumajanduse nahka kõik keerab. Kuule, aitab. Meie ei tulnud siia poliitika tegema, aitab sellest poliitikast. Mina tahaksin teile ikkagi öelda, et kunst kuulub rahvale. Ja meie olemegi see rahvas ja kunst kuulub rahvale. Ja see kuulub meile. Nii nagu Stanislavski on öelnud. Jälle see Stanislavski. Stanislavski on tuntud isik, kes on õpetanud aastakümneid näitlejaid. Ja tema on aabits, ma ütlen Stanislavski on aabits igale, palun vaikus. Stanislavski on aabits igale näitlejale. Kas elektrooniline aabits? No lõpetage palun ära. Ja ta on entsüklopeedia uurimishimulisele lavakunstnikule. Ja ta on lavakunsti praktiline alus. Stanislavskist tuleb alustada. Ja teie oma tekstidega, nagu ma siit kõrvalt kuulen, ärge vaesestage Stanislavskit. Teil tuleb tunda Stanislavski seesmist olemust. See on nüüd küll selge, hakkame proovi ka tegema. Võtke ennast oma arvamustes ükskord kokku ja teie kuulake. Ma tahan koju ka minna, ega ma ei saa siia jääda ju. Püha taevas, ma ütlesin, võtke ennast kokku ja kuulake, mis mul teile öelda on. Nii, asume asja kallale. Jaa. Nii, kas teil on nüüd osad käes? On teil kõikidel osad? Ma jagasin teile osad. Nii, ja nüüd enne kui me lähme asja juurde, ma tahan veel rõhutada, et meie hakkame täna pihta prooviga. See on Eesti klassiga Oskar Lutsu Kalevi kojutulek. Ja selleks, et me saaksime täna valmistuda etenduseks ja esitada rahvahulkadele klassikat, peab näitlejal, igal näitlejal olema küllaldaselt palju elumuljeid, püsivat tähelepanu, tal peab olema ka arenenud kujutusvõime ja loomulikult korda seatud hääl. Seda meil kõigil on, hakkame proovi ka tegema. No seda küll, aga ma tahan öelda teile veel kord, et kui te hakkate esinema, siis teil tuleb välja tuua siin eelkõige see tundmuste loogika, et see jõuaks publikuni. Ja ma tahan rõhutada sellist asja. Te külvake oma pähe mõtteid, kui te loete teksti. Siis tulevad nendest mõtetest orased. Ja alles orastest saab võlsuda vili. Ja kui on võrsunud vili, alles siis on meil midagi lõigata. Kuulge, ma ütlen teile, et teater, kus me praegu oleme, ei ole teie jaoks. See ei ole teie jaoks. See on eelkõige vaataja emotsioonide mõjutamine, tema teadvuse mõjutamine ja publikune jõudmine. Kui me proovi ei tee, siis me ei saa üldse seda teatrit teha. Kunstis on vaja eelkõige näha ja mõista kaunist.
mis on ilus, kuidas jõuda publikuni. No. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, teil on osad käes, palun võtke need välja. Ja hakkame pihta. Osa inimesi ei ole laval. Ikkagi peab olema liikumine ja võtke osa välja. Üliõpilane läheb välja, Sägi läheb välja, siis läheb Krõõt kindlasti välja ja Liisbet ka välja. Ja Poole minema peab. ma arvan, et sinnapoole. Liisbet läheb sinnapoole. Ja viimase tooli, eelviimase tooli peale või ja võtke sinna mõlemad viimase tooli peale. Ma panen võtsin kostüümiga kaasa. Olgu. Nii. Kuuled sa, kui nemad nüüd kui ta nüüd siia poole tuleb, siis ma pean minema sealt. Olgu, tulge algul siia ja pärast lähete siis sinna. Mina istun siin praegu edasi. Mina ei liigu. Mina ka. Nii, no olgu. Ma pean sealt. Hakkame pihta. Kuule, ma pean ikka sealt tulema. Ja palun. Tuleb sealt poolt. Ja tema on ju abikaasa, Pliukam on Roosi abikaasa, Roosi läheb Pliukami sinnapoole, nii. Hakkame pihta. Nii, ja palun tunnetega ja emotsioonidega. Kas ma võin tulla või? Ja, aga ikkagi nii mööda valdistatud tükk maad, et oleks ikka näha. Jah. Ikka on kodupere rahvas. Tere õhtust. No tere. No mis sa käid? Ei, no mis ma ikka käin. Ma tulin vaatama, et äkki ma saan peremehe käest natuke viljaiva. No tere, Krõõt! Elagu vabadus! Elagu vaba Eesti! Töötas! See on kõige lõbusam osa. No tere õhtust! Tere õhtust! Ja mis siis kuuluks see? Et seesama vabadus ikka. No ja täieline iseseisvus ka. Et nüüd hakkab Eesti rahvas oma saatust ise määrama. Valib omale ise presidendi ja kuninga ja kutsub kokku oma enese sõjaväe ja... Peagi lees, mis sa siin tuusedad, kuuled sa? Kes sulle niisuguse asja kõneles? Kes kõneles? Üks tudeng linnast Vallamajas. Ta käib mööda maad ringi, talust talusse ja räägib kõigile, mis asi see vabadus on. Tere õhtust! Siin te oletegi, härra Sägi. Väga rõõmusta. Tere õhtust. Siis polegi mul vaja siin pikemalt kõneldagi. Selleks ma tulingi, et need siin on minu äi ja ämm. Ja see siin on minu naabrinaine. Ahaa, sugulased, seda parem. Ma tuletan ainult veel kord meelde, et nüüd kõik tööle. Eesti noor sõjavägi ootab oma ridadesse Eesti vapraid poegi, et rind rinna kõrval välja astuda vaenlase vastu. Seesama noor Malev, rikas vaimustuses, aga kehv varandusest, ootab varustust. Annetage neile sooja kehekatteid. Kõik tööle, kes armastavad isamaad. Küll siis Kalev koju jõuab Eesti elu uueks tooma, Eesti rahval õnne tooma. Elagu No ei tea kohe mitte kedagi niisugust ette. Ei tea, noh. Kui nemad nüüd seal ühtegi andi ei põlga, vaata siis ma saadaks oma kindad. Lähevad mõnel kätte, kel väiksem käsi on. Tänan. Jah, palun. No ei tea, mis meie peaksime andma. No ei tea kohe mitte midagi niisugust ega kedagi niisugust, et niimoodi. Krõõt, kuule, kas sul on neid vähe käpikud rohkem? Ei ole, see oli ma aina paarike. Kuule, anna siia neid mu töökindlus. Kuulge, noormets. Jah. Mul oleks teil üks palve. Olge lahke. Te lähete nüüd jälle sinna linna, eks ju, Te ennist ütlesite, et keegi Kalev varsti koju tulemas. Ei tea, kas ta mõni siitkandi mees Mis on? Kalev on iga nurga mees. Kui Kalev kord koju jõuab, siis käib läbi ta iga Eesti talu, iga maja, iga sauna murtsiku. Vaat, kui tore, või iga sauna murtsiku, iga talu käib teile läbi.
ja kas noorel oleks nii hea ja saavaks mulle selle Kaleviga linnast ühe sellise pika toru? mis on? mis tähendab, sina istud siin paigal, mida sinuga praegu ei kõnele. ja saad aru, sellise umbes niisuguse artsina pikkuse. noh, maksku, mis ta maksab, aga ja. ja võin saata küll, kuid mitte muidu, siis meie oma Eesti postiga. ei, postiga ei ole vaja saata. kui ühtede siiapoole tuleb, siis. hea küll, nii või teisiti. aga selle toru peate saama. head õhtut. kuule, sa vanada, oled ise üks torm. no tema käest lähed sa toru tellima. no kas sa siis ei tea, kes Kalev on? ja mis sul viga kõneleda? sul keedunõu korras, lase kohe vaata mitu pange, vaata seda puskarit päevas. no mis sa veel vahid ja kuulad seal? koju ei taha minna see või? ei, mina ei kuula siin midagi, ma lähen. Lähen nii. Säpp sulle vabadus. mis asi see nüüd siis on? loe, kui sa siis näed, mis see on. mis leht see on, Liisbet? Kust sa selle said? vallavanema käest. oh kurat, Velisa. no see on alles pauk. mis seal on? ma pean puhtust tegema. no mis seal on? sõtta aetakse või noh, õppustele. vaat, mis seal on. armutegu või sõtta. mina ei lähe. võtku neid Madis kõige oma sõjaväe ja isamaaga. mina ei lähe. sõdigu või tehku, mis tahavad. mina ei lähe. tõsta. no kus sina. ära pese siin kogu aeg. kes ta, ära õiendage, Jaak, no kus sinagi pääsed, kui vallavanem käsib ja ma arvasin kohe, et vaata, kui tudengid on platsis, siis mingit head asja ei tule. ja ise sa veel tilbetasid teise ees. ikka Isamaa ja Isamaa. paras. kes käisid sul iga klaperjalaga jännata? mina ei lähe. mina ei lähe. kas või karvu pidi kokku? palun lõpeta see pesemine. mul on just nüüd natukene veel teha siis. lõpeta see pesemine. kes ikka saadab, kui sa nii haige oled ja mis ka pikka ütled, et oled haige, näed. vaata, Venemaal teed niisama, käid korra selle vallakullu linnas ära ja toob mulle selle toru tood ära. no ja kes see haiget inimest ikka saadab? ega nad haigeid ei tohi saata ja. noh, nii võiks ju linnas ära käia küll. mis ta kuule ikka teeb? jaa, lihtsalt kuule, jookse järele, kes tal olid, et tudeng või mis asja ja ütle, ärgu hakaku seda mingit toru tooma selle mõttes, et meil läheb oma mees läheb linna ja toob selle toru ise ära. nii, palun tagasi nüüd tulla lavale kõik. palun tagasi tulla, mul on teile midagi ütelda. toredasti tuli välja. mis toredasti tuli välja? normaalne. ma olen nüüd kuulanud, kuidas te seda teksti valdate. ma ütlen teile, teil ei ole normaalset loomuliku loominguprotsessi karvavõrku. sellist, mis põhineks orgaanilise loomuse seaduste täpsel järgimisel. jälgisime täpselt teksti. Te peate teksti küll, aga te peate võitlema sellise etenduslikkuse vastu, nagu te siin publikule näidata tahate. ja ma tahan teile öelda, teil puudub kunstilise vormi selgus, lihtsus ja selle sügav elutruu esitamine. niimoodi me publikuni ei jõua. me ei jõua niimoodi publikuni. ja ma pean nüüd ütlema, teie tempo liikumisel, rääkimisel on üks suur ja ümmargune null. tempot on vaja tõsta. tempot on vaja tõsta ja teil oma esinemisega eelkõige on vaja jõuda kulminatsiooni. teate, mis on kulminatsioon? nii, kõige vägev. vaja on jõuda kulminatsioonini. aga mida te kulminatsioonini? ja mida teete teie? ikka uina-muina nagu sureva setukaga mööda Pihkvari ja Kiviteed. ja ma ütlen teile veel kord, et nüüd tempokalt ja koos liikumisega. sest vaadake, laval juba Stanislavski on öelnud, sest laval tuleb tegutseda. ja see tegutsemine ongi näitekunsti põhiline alus. see liikumine ja see aktiivsus.
ja sellel kõigel põhinebki näitleja meisterlikkus, sellel põhineb kogu draamakunst. aru saadud, hakkab peale uuesti, jah. ja ma ütlen veel kord, ilma loomingulise tähelepaneta te seda lahendada ei suuda. ei suuda. ja nüüd uuesti asja juurde no. Jällegi otsast peale, võtke välja need, kes pidid, ma rääkisin sealt niimoodi ja hakkame otsast peale ja tempo ja tempo kalli. Me peame ikkagi publikule näitama. Marge, sa pead ka kiirem käima, mis asja pole aega. Ei tea, kes seda vastaja. Kus me? Nii, kas võib hakata? Jaa, võib hakata. Kirjutad, ikka on pereragus kodus, jah. Tere. No mis see käib? Ei, mis ma ikka käin, ma tulin vaatama, äkki ma saan perre käest natukene vilja ilma. No tere Krõõt, elagu vabadus! Elagu vaba Eesti, tere õhtut! Tere õhtust! Mis sa ütlesid, vabadus või? No vabadus ikka ja täieline iseseisvus ka. Nüüd hakkab Eesti rahvas ise oma tegudele otsustama, valib oma ise kuninga ja presidendi ja ajab oma edelise sõjaväe kokku kõik puha Eesti mehed ja... Ja pea küll, mis me siin tuuldi, kes sul asjad kõneles? Kes kõneles? Üks tudeng Vallamajast. Tema käib mööda Eestimaad ringi, talust talusse ja ütleb kõigile, kes, mis ja see vabadus on. Tere õhtust! Tere õhtust! Siin tuletegi härra Sägi, väga rõõmustab. Siis mul polegi vaja pikemalt kõneldagi. Selle tarbeks ma tulingi. Need siin on minu äi ja äm ja see on minu naabrilaine. Ahaa, sugulased, seda parem. Ma tuletan ainult veel kord meelde, et nüüd kõik tööle. Eesti noor sõjavägi ootab oma ridadesse Eesti vapraid poegi, et rinna kõrval välja astuda vaenlase vastu. Seesama noor vanem rikas vaimsusest, aga kehv varandusest ootab varustust. Annetage neile sooja kehaateid. Kõik tööle, kes armastavad Isamaad. Küll siis Kalev koju jõuab Eesti elu uueks looma, Eesti rahval õnne tooma. Elagu Eesti! Elagu Eesti! No ei tea mitte kedagi nõus. Ei no kui sa ühte kändi ei põlata, siis mina maks oma hindad selle peale, et ehk lähevad mõnele kätte, kel veel väikse kesi. Aitäh! No ma ei tea, mis meie läksime andma. No ei tea kedagi niisugustele. On sul kärbid veel või? Ei, see oli mu ainamas paarike. No siia. Kuulge noormees. Jah. Ja mul on teile see väike palve. Olge lahke. Ja te lähete nüüd selle linna, eks te sütlete, keegi Kalev koju siiapoole selle mõttes. Jo, ei tea, kas see Kalev on mõni siit mees või... Mis on jah? Kalev on iga nurga mees, kui Kalev kord koju jõuab, siis käib ta läbi iga Eesti talu, iga maja, iga sauna hutsiku. Vaata tule, igast talust käib teile läbi ja kui noor ennast nii hea saaks, ma selle Kalevi linnas artsina pikkuse niisuguse toru, no. Mis on? Mis? Kuule, sina Maiti, istu sina maha siin, sinu ma ei kõnele üldse mitte midagi. Ja nii umbes selline arst selle pikk on selle pealt. Ja ma maksan raha kohe ära, nagu ta toru ära toob. Maksku, mis ta maksab? Jaa, võin saata küll, kui mitte muidu, siis meie oma Eesti postiga. Ei ole postiga vaja võtta, kui meie oma mehed sinna pole liikluse panna. Hea küll, nii või teisiti, aga selle toru peate saama, hüva õhka. Sa vanapäevad oled ise parast toru, tema käest lähed seda toru käima. Kas sa siin ei tea, kes Kalev on? Jaa, ei tea, kurat, mis sul viga kõnelda? Sul keedul on korras, lase kohe vaata mitu muskalit päevas selle pealt. Ja, no mis sa veel vaide kuulad selle mingi, kurat, korista ära. Mida praegu minema? Säpp sulle vabadus. Mis see on? See on vabadus, loe, mis sa näed, mis on. Mis leht see on, Liisbet? Kus sa selle said? Vanavanema käest. Toh, kurat, Riise, no see on hauk. Mis seal on? Mis seal on? Sõtta aetakse, on, mis seal on? Või õppustele või? Vaat, mis seal on? Osa armudega, või sõtta? Mina ei lähe, võtku neid või Madis kõige oma sõjaväega ja Isamaaga ja vabadusega. Mina ei lähe. Mis see mulle korda läheb? Sõdigu või tehku, mis tahavad. Mina ei lähe. No kus sinagi pääsed, kui vallavanem käsib, et ma arvasin kohe, vaata, kui tudengid linnas platsi on selle mõttes, siis enam õiget asja ei ole. Ja ise sa veel tilberdasid teise ka Isamaa pärast sulle. Kes käsid sul iga klaperialaga jännata? Mina ei lähe, kas või karvu pidi kakku. No kes sa nüüd ikka saab, kui sa nii haige oled ja viskab pikali ütled haige ja vaata, Vene on tehtud niisama. Käid kõrva Valakulu linnas ära ja toob mulle selle artsina pikkuse toru. No.
no ja kes see haiget inimest ikka saadab? ei, ainult ei sattunud jah. nii võiks linnasõna käi küll, mis nad mulle ikka teevad. jah, lihtsalt kuule, jookse, lipa, tule, kes ta oli. Ja ütled, kui ärga hakkab saatma selle toru ühte võõrast inimestega. Meil läheb oma mees läheb linna, toob selle toru ise ära. nii, lavale tagasi, palun kõik. see Meevi oma selle mopiga siin ajab kõik segab. kuule, nüüd mul on kõik tehtud juba. kohe nahka tema. palun istuge. no kas te ise ka saite aru, mis asi see siis oli? Kutsusti kästi ju. muidu oli kõik hästi. Meevi oma mopiga seal. vaadake, Stanislavski ütles, et pea-ajurefleksidel on otsene seos loomingulise töömeetoditega. Ja selles ei ole mitte vähetähtsad Pavlovi refleksid. Ja kui mina praegu teid vaatasin, siis ma pean ütlema teile, et teil puudub klassika esitamiseks pea. Ja selles peas puudub teil ka aju. Teil on ainult koerte tingrefleksid. Me ei saa esitada klassikat tingreflekside alusel. Nihilistid niisugused. Kuhu me niimoodi lähme? See on ikkagi lõpuks see on Kalevi koju tuleb, mitte toru ostmine. Te pöörate tähelepanu ainult sellele torule. Teate, teie vaimne initsiatiiv peab olema sõltumatu. Ja teie peate igaüks, ma ütlen igaüks, olema iseseisvad selles loomingulises protsessis. Nii, kas te saate aru, mis ma teile räägin? Me eten palun istuda. Oota natuke, ta võtab mõõdu. Ma ootan teid klassika ettekandmist ja ma ootan paatoslikku esitamist. Lõpetame palun. oota natukene. No kas me saame selle prooviga alustada? Palun võtke välja. Ja paatos peab olema. Sest see on ikkagi klassika, sellest peab olema mõjujõudu publikut mõjutada. Nii, hakkame otsast peale, palun. ikka on kodu pererahvas. Tere õhtust. Tere õhtust. Tere. No mis sa käid? Ei, mis ma siin ikka käin? Ma tulin vaatama, äkki saan peremehe käest natukene viljaiva. No tere kröö. Tere. Elagu vabadus. Elagu vabadus. Elagu vaba Eesti. Tere õhtust. No vabadus ikke ja täieline iseseisvus ka. Nüüd hakkab Eesti rahvas ise oma asjade üle otsustama. Valig omale ise presidendi ja kuninga ja kutsub kokku oma enese sõjaväe. Kõik puha Eesti mehed. Pea kinni mees, mis sa siin tuusendad? Kes sulle niukest asja kõneles? Kes kõneles? Ja. Üks tudeng linnast vallamajast. Ta käib mööda maad ringi, talust talusse ja räägib kõigile, mis asi see vabadus on. Tere õhtust! Siin te oletegi, härra Sägi. Väga rõõmustav. Tere õhtust! Siis mul ei olegi vaja pikemalt kõneldagi. Selle tarbeks ma tulingi. Need siin on minu äi ja ämm ja see siin on minu naabrinaine. Ahaa, sugulased, seda parem. Ma tuletan ainult veel kord meelde, et nüüd kõik tööle. Eesti Noorsõjavägi ootab
ootab oma ridadesse Eesti vapraid poegi, et rind rinna kõrval välja astuda vaenlase vastu. Seesama noor malev, rikas vaimustusest, aga kehva varandusest, ootab varustust. Annetage neile sooje kehakatteid. Kõik tööle, kes armastavad isamaad. Küll siis Kalev koju jõuab Eesti elu uueks looma, Eesti rahval õnne tooma. Elagu vaba Eesti! No ei tea, mina ei tea niisugust mitte kedagi praegu. Kui seal nüüd ühtegi andi ei põlata, siis mina annaksin oma kindad, ehk lähevad mõnele kätte, kel meie väiksem käsi. Tänan! Palun! No ei tea, mis meie peaksime andma. No ei tea kohe mitte midagi niisugust. Kuule, äkki sul on selline väikene paar selline väikse käpiku peal järgi? Oi! Ei! See oli mu Tainu paarikene! Jama veel. Kuulge, noormees. Jah. Mul oleks teil üks väike palve. Olge lahke. Te lähete nüüd jälle sinna linna, eks ju, ja te ütlesite mulle, et keegi Kalev olevat siia koju poole teele. Ei tea, kas see Kalev on meie mees või on vähe kuskilt mujalt mees, et... Mine nüüd, mis sa? Kalev on iga nurgamees. Kui Kalev kord koju jõuab, siis käib ta läbi iga Eesti talu, iga maja, iga sauna hutsiku. Vaat kui tore või iga sauna hutsiku teine läbi ja kas noorhärga oleks nii hea ja kena ja ütleks selle Kalevile, et ta linnast sellise plekist toru mulle ära tooks. Mine nüüd, mis sa? Mis sa, sina istu, mis sa, mina ei kõnele praegu sinuga üldse mitte midagi. No nii umbes sellise arsina pikkuse ja maksan raha talle kohe ära, nii kui ta toob ja maksku, mis maksab. Ja, võin saata küll. Kui mitte muidu, siis meie oma Eesti postiga. Ei ole postiga vaja saata, kui meie mehed sinna poole teel on. Hea küll, nii või teisiti, aga selle toru te peate saama. Hüva õhtut! Sina vana taat oled ise üks suur toro. Tema käest hakkad sina toro tellima. No kas sina siis ei tea, kes see Kalev on? Mis sul kõiga kõneleda? Sul keeruline kõrras. Lase vaata kohe mitu pangi, vaata seda puskarit päevas. Ja mis sina vaatad, et kuulad sina koritsad punad ära? Mina ei vaata midagi, ma võin ära minna ju. Sulle vabadus. Mis see on? See on vabadus. Loe. Küll sa siis näed, mis see on. Mis leht see on, Liisbeth? Kust sa selle said? Vallavanema käest. Tohoo kurat velisa. No see on pauk. Mis seal on? Mis seal on? Sõtta aetakse või õppustele. Vaat, mis seal on. Kus armud tegu? Või sõtta aetakse? Koristama Lõpeta ära. Lõpeta see koristamine. mina ei lähe. Võtku need kõik Madis kõige oma sõjaväega ja isamaaga ja vabadusega ja mis see minule korda läheb. Sõdigu või tehku mis tahavad. Mina ei lähe. No, kus sinagi pääsed, kui vallavanem käseb? Ma arvasin kohe, et vaata, kui tudengid on siia poole teel, siis läheb asi täitsa jamaks. Ja ise sa veel tilberdasid sees ikka Isamaa ja Isamaa. Paras,
kes käsib tuli ka klappajalaga jännata. mina ei lähe, kas või karvu pidi kokku. No vaata, kes sind ikka sõtta saadab, kui sa nii haige oled, nii haige ja viskad pikali, ütled haige. Ja vaata, Vene ajal tehti ikka niisama, käid korra vallakulus linnas ära ja siis toob mulle selle kes haiged inimest ikka sütta saada. Ega nad ei tohi haigeid saata ja? Noh, nii võiks ju linnas ära käia küll. Mis nad mulle ikka teevad? Liisbet, kus see tudeng oli või jookse veel järele, kus see oli tudeng või ütle, ärgu hakaku seda saatma, seda toru või juhti võõraste inimestega. Meil läheb oma mees linna ja toob toru ära. Nii, tulge nüüd tagasi. Tulge nüüd palun tagasi. Tulge nüüd tagasi. On tehtud kaalu. Jah, on tehtud tõesti. Ma olen teid kuulates küll nüüd aru saanud, et ilma professionaalsuseta ei ole mõeldav tõelise kunstiväärtuse loomine. Publikule ei ole vaja seda efektsust, seda etlemist, vaid on vaja terviklikkust. On vaja publikul näha elu enda loogikat. Ja teie, ärge vaadelge seda Oskar Lutsu teksti ajameelse jalutaja kombel, vaid süvenege kas või natukenegi selle sisusse, sest see on Eesti klassika. See on Kalevi kojutulek, see annab ju tõelise võimaluse esineda. Kus on Oskar Lutsu mõtted? Kus on Oskar Lutsu tundmused? Ma küsin teie käest, kus need on? Teate, te ei ole jõudnud selle lähedalegi. See puudub igasugune reaalne tõepärasus. Puudub igasugune reaalne tõepärasus asjades. Ma tahan öelda teile, teate mis? Teie minge koju. Minge koju. Ja aeg on juba nii kaugel küll. Ja minge koju. Kohanege kodus selle objektiga. Mõelge järele, mis teil tuleb öelda. Orienteeruge selles keskkonnas. Orienteeruge selles keskkonnas, mida Luts on teile öelnud. Kas homme on Homme on kell 5 proov. Ja ma ütlen teile veel kord, et Oskar Lutsu tuleb vastu võtta. Teda tuleb vastu võtta tema rõõmus, tema palangus, tema loomingulisus, edus. Aga mis siin toimub? Mis toimub siin, ma küsin? See on nagu sigadete pärlite loopimine. Ja nii raske on loomistahet äratada. Aga seda tappa, teate, seda tappa on ikkagi väga kerge ja võimalik. Minul ei ole küll enam midagi siin ütelda. Sõduri kutse, mis kurama randa, väritse mälestus järele jäi. Kaugetsus viivida, kätt sulle anda, elu leiredel tervisi käib. Suurlust, et mulle sigareid, ka mind oli. Ikka tuleks tulla.